Üks põhjus, miks sa rööprähkled ja sa ei suuda maha tulla sellest hamsterviili pealt, on sellepärast, et kui sa olid laps, siis sind pandi tegema kogu aeg midagi. Ja seeläbi said sa selle koodi, et kui ma tegutsen, siis ma olen väärtuslik. Kui ma tegutsen, siis ma olen oluline. Kui ma tegutsen, siis mind armastatakse. Ja klientide puhul, kellega ma olen töötanud, on nii hästi näha see muster, kus täiskasvanud, kes on täna meeletus stressis ja koormas, kui ma vaatan nende lapsepõlve mustreid, siis sealt tuleb välja üks sama joon, kus nende põhiline hooldaja või kaks vanemat korraga panid neid kogu aeg tegutsema ja tegema asju, mida nemad tegelikult ei tahtnud, mida nende hingetasand ei tahtnud. Nende hingetasand võib-olla tahtis olla loomingulisem, tahtis minna omas tempos, tahtis avastada omas tempos, tahtis välismaailmaga tuttavaks saada omas tempos, tahtis võib-olla vahepeal puhata, võib-olla ta ei tahtnud sellel hetkel süüa, kui tema keha ei küsinud. Aga ta pandi seda tegema ja kogu aeg pandi tegema mingeid asju, sellepärast, et oli vaja. Või siis, ma ei tea, sa pead toa ära koristama enne, sest et keegi enne külla ei saa tulla. Võib-olla sulle meeldib see sassistuba, võib-olla su sõbrale meeldib see sassistuba, mis iganes. Ja nii paljudel klientidel joondub välja see sama muster, kui ma lähen sinna lapsepõlve tagasi ja teeme seal korrektuure. Siis kui ma küsin tema sisemiselt lapselt, sellelt 3, 4, 5 aastaselt poisilt või tüdrukult, mis on see, mida sa päriselt vajasid? Ja teate, mis vastus sealt on tulnud? Sealt puhtast hingetasandilt. Ma vajasin lihtsalt seda, et mul lastaks lihtsalt olla ja mind märgatakse minuna. Ja see tunne, mille järele need täiskasvanud minad karjuvad, et mind märgataks lihtsalt minuna, mitte ei märgataks esemena või asjana või masinana või lihtsalt sünnikoodi täitena siin ühiskonnas. Ja kui ma küsin, mida su hing vajas, siis nad kõik ütlevad, et ma vajasin seda, et mul lihtsalt lastaks olla. Ja siis hästi palju tuuakse välja, et kui ma käisin, ma ei tea, kas onu juures või tädi juures või vanaema juures või vanaema õe juures, siis see oli ainus koht, kus mul lasti lihtsalt olla. Ja mul lasti mängida, mul lasti olla mina ise. Ja nüüd, kui sa täna oled läbi põlenud või stressis, siis tea, et see ei ole olnud sinu valik, vaid sa teed seda valikut alateadlikul tasandil. Sest see on ainus viis, et ma saan tunnustust ja olla nii-öelda tähtis ja teenida enda kohta peres välja. Aga nüüd, kui sa seda teadvustad, et sa oled täna täiskasvanud ja sa saad seda ümber õppida, sa saad seda ümber otsustada, et tänasest alates ma teen ise enda reeglid, mis on minu hingega kooskõlas. Ja nii kui sa seda taipad ja seda avastad ja sellest rattalt tuled maha, saad sa hakata looma päriselt muutust enda hinge tasandiga kooskõlas olles.